nii nagu öeldakse, et iga õige asi jõuab minuni just õigel hetkel. Et olles vahetanud töökohta, kus ma pidin raskusi tõstma, lükkama ja ma olin väga heas lihaselises toonuses ja töökoha vahetusega jäi ära füüsiline koormus ja see tähendab, et minu keha hakkas muutuma minu keha ja hakkas muutuma ka natukene minu mõttemaailm. Ja see oli peamine väljakutse õppida tundma oma keha ja saada teada, mida emotsioonid võivad minuga korda saata. Eelkõige just õppida tundma oma keha. Tegelikult ma just seda saingi, sest on äärmiselt põnev võrrelda anatoomiaõpikust õpitut ja seda, mida sa reaalselt peeglist näed. Et teada, kus kohal on sul miski, mis on sinul igapäeva liikumises ja elamises väga oluline ja tähtis. Saada teada, kuidas ta mõjutab minu käitumist, kuidas ta mõjutab minu mõttemaailma. Et see oli äärmiselt põnev ja loomulikult igapäevased pisikesed nipid erinevatelt rühmakaaslastelt, juhendajalt. See kõik on äärmiselt põnev. Jaa, eriti peegli ees. See oli esialgselt üks vaevanõudvamaid ülesandeid, aga ma olen väga uhke enda üle, et ma sain sellega hakkama. Enesearmastus, eneseväärtustamine. Super. Kaalu ma kaotasin selle väljakutses osalemisega 7 kilo. Aga siis jäi ta seisma ja seisma jäi ta ehk seetõttu, et suvi sai läbi ja tööle tuli tagasi minna ja emotsioonid olid jällegi üleval. Hetkel, kui päris aus olla, siis ma ei ole kaalunud, aga riiete ja enesetunde järgi otsustades ma arvan, et ta püsib. Sest siin ei pea jälgima kaalu, ei pea koguseid lugema toitumise juures ja lisaks kõik need teiste kogetud jagamised, teiste üleelamised, see on super. Ja loomulikult, kui palju võrratuid naisi on meil Eestis, kes kõik selle järgi saavad oma meeleolu, oma keha paremaks ja võimsamaks. Üldiselt küll, et mis mulle endiselt on niimoodi kõige keerukam on see kodus söömisel, see kohalolek. Et majal ei ole see olnud ei varasemalt ega ka praegu probleeme, aga millegi pärast kodus kipub see ununema. Ja loomulikult tuleb ka suuremat tähelepanu endiselt minu puhul pöörata sellele, mida ma söön. Et ma armastan küll kõike süüa, aga tuli välja, et ma söön meeletult vähe. Ja valel ajal ka. See on see rühmatoetus, eelkõige rühmatoetus. Vahet ei ole, on ta virtuaalne või füüsiline rühmatoetus. Nad ei olnud ennem ja nad ei ole ka praegu, et ma ei ole suur dieetide armastaja. On, sest see tõi minu ellu kõndimise. Just, on. Siin ei olegi midagi mõelda, lihtsalt tulge, see on suurepärane, mida te kõik enda kohta teada saate, milleks teie keha võimeline on. Et lisaks just nimelt need kõikide pisikesed näpunäited, mis aitavad elus edasi ja loomulikult juhendajate läbi kogetu. See kõik on super. Naised, ärge kõhelge, tulge, see on parim.